perearstikeskus, kus me oleme rakendanud Cirke ja projekti. Mina olen Astra ja töötan pereõena Räni linna perearstikeskusest ja meie igapäevatöö hõlmab patsientidega tegelemisi. Tere, mina olen Anna-Liis, töötan samuti pereõena Räni linna perearstikeskuses. Me asume siin Tartus ja meil on siin väike nimistu, kus on umbes 3700 patsienti. Meil on üldiselt igast vanusest patsiente, aga väga palju on ka erinevaid kroonilisi haigusega inimesi, sealhulgas ka mõned diabeedipatsiendid. Ja nüüd lisaks ma tean, et selles perearstikeskuses on tegelikult võimalik ka pöörduda füsioterapeudi vastuvõtule ja kliinilise psühholoogi vastuvõtule. Projektiga alustasime tööd 2024 oktoober, kus siis käisime Ljubljanas õppevisiidil, tutvusime korraldusliku poolega ja kuidas nende siis patsientide kaasamine nagu on olnud. Edasi tulid Eesti-sisesed koolitused meie enda nagu kollektiivile, kes seda läbi viisid, projekti hakkasid ja siis hakkasime patsiente uuringusse kaasama. Meil oli kaasatud 17 patsienti siis grupinõustamist. Sihtrühmaks oli teist tüüpi diabeediga ja ka eeldiabeediga. Ja siis, kuidas on siis meie jaoks oli oluline näha, et kuidas siis toimuvad grupinõustamised, kuidas neid läbi viia ja üldine siis inimeste tervise edendamine. Me pakkusime täiendavat teadmisi diabeedi osas ja kogemuste jagamist omavahel seal grupinõustamises, et nad olid väga avatud, vahetasid enda kogemusi selle haigusega seoses. Meid koolitati, meile tehti ülevaadet, milline võiks ollagi grupinõustamine, et anti täiendavaid informatsioone, et patsientide, kuidas motivatsiooni suurendada, kuidas teha haiguse olemuse osas ja et kuidas me võiksime siis patsiendi tervist edendada, et just diabeedi puhul. Me kasutasime Sloveenia kolleegide poolt koostatud alusmaterjali, seda kohandasime ja siis täiendavad siis materjalid motiveeriva intervjueerimise osas ja võtsime ise, kogusime toidupakendeid, et patsientidele visuaalselt näidata neid makrotoitainete sisaldusi ja kuidas nagu pilku peal hoida nendele. Ikka, see oli uus kogemus meile grupinõustamise osas ja et patsiente motiveerida selle sinna tulema, et see oli. Alguses need olid väga sellised skeptilised, sest et ikkagi eestlastele ei ole see omapärane, et arutame oma terviseasju niimoodi nagu, et räägime oma tervisest nagu grupis, et pigem, aga nad läksid aja jooksul neid rühmatöösid ja grupitöösid tehes nagu avatumaks ja lõpuks oli positiivne tagasiside. Et meeldis see kogemus, et sai koos käia ühe samaga seltskonnaga. Mõned patsiendid on ikka näha, et nad on võtnud ja muutnud oma neid käitumisi, et nad on meile lausa isiklikult nagu vastuvõttudel rääkinud sellest. Kõige suurem väljakutse ikkagi nende grupinõustamiste konkreetne läbiviimine ja et need patsiendid siis meiega kaasa tuleksid. Et leida need seminarid, mis neile väga meeldiksid ja see üles ehitada niimoodi, et nad teeksid meiega koostööd.